Me nõuame, et Euroopa Komisjon kehtestaks kogu Euroopas tagasirände-skeemi, et me saaksime lõpuks hakata neid tagasi saatma. See on ka seaduslik. Sisserändajad, saatke nad tagasi! Saatke nad tagasi! Ta armastab Elon Muski. Ostuga ei päästuta mitte ainult seda, vaid ta päästis ka sõnavabaduse Euroopas, ostes selle. Nii et pole mingit vabandust, et ta on triljonär või tal on muid vigu. Selles maailmas on miljardäre, kes ei tee midagi sõnavabaduse kaitsmiseks. Vastuseis on saabunud, sest ta on selle ära teinud hoolimata kõigist ähvardustest ja katsetest teda vaigistada. Ta on nüüd kogunud 500 000 allkirja, et püüda Euroopat päästa. Ja kui sa veel ei tea, millest ma räägin, siis me räägime Evast. Kes Eva on, siis ta on see imeline aktivist, kes on immigratsiooni vastu. Ta usub, et me peaksime tagasirännet korraldama ja eemaldama inimesed, kes püüavad Euroopat hävitada. Aga inimesed, valitsused ei ole huvitatud tema kuulamisest. Ja nii otsustas ta, tead mis? Me peame rahvavõimu tagasi saama ja seetõttu kogume 500 000 allkirja inimestelt, kes tunnevad samamoodi nagu meie. Ja me nõuame EL-ilt, et nad meid tegelikult kuulaksid, sest meil on poliitiline toetus, aga kahjuks inimestele ei meeldinud eriti see, mida ta tegi. Brüsseli eliit tahab sind vaidistada. Kõigepealt üritasid nad peatada Safe Europe Acti, siis üritasid nad keelata meeleavalduse. Selline näeb välja demokraatia Euroopa Liidus aastal 2026. Rohkem kui 500 000 inimest on juba meie algatustele alla kirjutanud ja neid lisandub iga tunniga aina rohkem. Neid hääli ei vaigistata. Näiteks soovib turvalise Euroopa seadus kindlustada piirid, seaduslikkuse ja korra ning eriti remigratsiooni. Just seda soovib enamik eurooplasi. Midagi ebaseaduslikku, midagi õigusvastast, midagi ebamoraalset ei ole. Just seda väärivad Euroopa inimesed. Turvalisust. Turvalisus neile ja nende lastele. Ja Euroopa Liit läheb lõpuks oma kodanikke kuulama, piirid sulgema ning kõik tagasi saatma, kes ei peaks siin olema. Aga selle asemel, et kuulata, selle asemel, et muuta oma enesetapelike poliitikaid, tahab Euroopa Komisjon selle algatuse keelata. Ta peab turvalise Euroopa seadust niinimetatud Euroopa väärtuste rikkumiseks. Aga meie usume, et inimestel on õigus end väljendada, meelt avaldada ja oma kodumaa eest võidelda. Kui rahva tahet alati taas jalge alla. Brüsseli linnapea väitis, et meeleavaldus kujutab endast ohtu avalikule turvalisusele ja püüdis selle keelata. Muidugi see nii ei olnud. Brüsseli eliit püüab varastada meie põhiseaduslikku kogunemisõigust ja meie toetajate hääli. Miks? Lihtsalt sellepärast, et see eesmärk ei sobi nende päevakavaga. Kuid tõde on võidutsenud kogu poliitilise surve, laimu ja laimamise kiuste. Brüsseli kogus otsustas, et meeleavaldus on seaduslik. Me võitsime Brüsseli kohtutes ja meil oli see meeleavaldus. Sellepärast on vastupanu oluline. Sellepärast peate võitlema ja seisma oma õiguse eest turvalisele ja kindlale Euroopale. Näete, nad tahavad, et te usuksite, et te ei saa võidelda, et teie hääl ei loe, et ükskõik mida te teete, see ei muuda midagi ega avalda mingit mõju. Aga see ei ole tõsi, sest ühtsuses on jõud. Ja nüüd on Eva teel, et viia kõik need allkirjad EL-i. Ta nõuab, et nad kuulaksid. Ta kavatseb kohtus võita. Ta surub muutuse läbi ja mina isiklikult armastan seda. 500 000 Save Europe Acti allkirja, mida see institutsioon üritab eirata. Nii et See on väga ohtlik. Need on lihtsalt petitsiooni allkirjad. See ei ole pomm, need on petitsiooni allkirjad. Täna on Action Day. Täna on 15. juuli ja me kogume patrioote Brüsselis. Oleme siin, et üle anda Save Europe Acti esimesed 500 000 allkirja. Me kavatseme mobiliseerida miljoneid rahvuslasi, mitte ainult petitsiooni allkirjastamiseks, vaid selleks, et olla kohal iga kord, kui Euroopa Komisjon või teised bürokraadid tahavad rikkuda meie põlis eurooplaste õigusi. Ja just sellepärast meie paigale! Täna ja. Näita, me saadame nad tagasi! Saada 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 nad tagasi! Kuid Euroopa päästmise seadus ei ole lihtsalt petitsioon. See ei ole ka lihtsalt kodanikualgatus, kuigi on päris tore sundida Euroopa Komisjoni võtma seisukohta remigratsiooni küsimuses. Ei, Euroopa päästmise seadus on tõeliselt suur mobilisatsioon. Esimest korda üle pika aja kogume miljoneid Euroopa rahvuslasi ja patrioote, et teha koostööd, töötada ühiselt ühise eesmärgi nimel. Ja see eesmärk on päästa meie Euroopa rahvad. See ongi see, kuidas demokraatia tegelikult välja näeb ja tundub. Selle võlts asja asemel, mida nad meile on müünud, et sa saad valida kellegi, kes tegelikult ei pea vastutama,
on see rahva hääl. See on see, mida inimesed tahavad, et juhtuks. Nad tulevad kokku ja panevad selle asja juhtuma. Ja kuidagi on need eliidid suutnud meid veenda, et kõik, mida me tegema peame, on valima kellegi valitsusse, kes kiidab heaks selle, mida EL teeb. Ja siis saab EL teha meie eest otsuseid, mis sõna otseses mõttes ohustavad meie elu ja turvalisust iga päev. See on nende viis öelda, ei, me võtame selle tagasi. On miljoneid ja miljoneid inimesi, kes toetavad meie visiooni, kuid nende häält ei kuulata, sest eliidid ei ole sellest huvitatud. Me paneme nende hääle kõlama. Ja ma olen sellest täiesti vaimustuses. Vaadake, ma ei hakka teile valetama. See võib mõjuda nii, et selle väga jõuline natsionalistlik turundus on mõnele inimesele ärevust tekitav ja hirmutav. Selline tunne, et saatke nad lihtsalt tagasi. See ei ole meeldiv asi, mida kuulda, aga selles on tõde. Kui sa tahad oma kultuuri säilitada, tuleb kõik sisse tulev, mis on sinu kultuurile ohtlik, eemaldada. Sellepärast me selle eest võitlemegi. Sellepärast kõik need mehed siin võitlevadki. Nii et toetust on väga palju, nagu näete, nagu laval näha on. Meil on siin praegu koos meiega Euroopa Parlamendi liikmed ja see on rahva poolt, rahva jaoks, institutsioonides olevate patriootlike jõudude abiga. Me tahame kõik need jõud ühendada, et taasrändest saaks reaalsus. Aga kõigepealt, nagu me ütlesime, tuleb piirid sulgeda, sest seda pole ikka veel tehtud. See toimub ainult meie jaoks. Ta on ilus. Ta on tõesti ilus. See võttis meil vaid umbes tunni, aga nüüd oleme siin, et üle anda 500 000 Save Europe Acti allkirja, mida see institutsioon üritab eirata. Tead, mis mulle selle juures meeldib? Me oleme aastate jooksul nii palju kordi kuulnud lugusid inimestest, kes on tõesti suuri muutusi toonud, aga sa ei näe seda igapäevast vaeva, mida nad pidi tulemuste saavutamiseks tegema. Ja näiteks see naine siin, eks ole, kes on sellel üritusel, ta on väga glamuurne, ta on ilus, aga ta pidi tund aega seisma ja politseinikega läbi rääkima, kes ei tahtnud teda sisse lasta, eks. See on see osa loost, mida inimesed tavaliselt ei jaga ja mulle see väga meeldib. Me oleme lõpuks kohale jõudnud koos 500 000 Save Europe Acti allkirjaga. Üle 500 000 patrioodi hääled kogu mandrilt saavad nüüd lõpuks kuuldavaks. Mulle see väga meeldib. Ma tõesti armastan seda. Siin nad toovad allkirjad kohale. Euroopa komisjonile. Me viime Euroopa rahva hääle parlamenti isegi siis, kui nad ei taha seda kuulda. Siin me oleme, daamid ja härrad. See siin on hunnik anonüümseks muudetud, loomulikult, Euroopa patriootide nimesid, kes tahavad tagasirännet ja tahavad seda kohe. Nad on sõna otseses mõttes füüsiliselt kohal, eks. Käruga. Neil on käru, mis on täis 500 000 allkirja. See on väga äge. See on rahva hääl. Need inimesed otsustavad, mitte nemad. Kui palju inimesi olete teie tapnud? Meid on üle 535 000. Nii et me oleme juba ületanud poole sellest lävendist, mis oleks ametliku Euroopa kodanike algatuse jaoks vajalik. Seda vähem kui 2 kuuga. See on juba hämmastav. Mida see suurus sinu jaoks tähendab? Sinu. Kas sa tahad minna ja seda lugeda? Kui sa saad kokku võtta, palun. Brandon oleks tõesti oluline. Europlastega, Euroopa päästmise seadusega, tahame me muidugi päästa Euroopat taas ümberasumisest, asendusmigratsioonist, vabandust. Ja selleks nõuame me täielikku peatamist nii legaalsele kui ka illegaalsele mitteresidendist sisserändele Euroopasse. Ja me nõuame, et Euroopa Komisjon kehtestaks kogu Euroopas tagasirände-kava, et me saaksime lõpuks hakata neid tagasi saatma. See puudutab ka seaduslikke sisserändajaid. Saatke nad tagasi! Saatke nad tagasi! Saatke nad migrandina! Vaata, ilmselgelt oleks ideaalne, kui me elaksime maailmas, kus inimesed tulevad siia ja tahavad tõesti ühiskonda sulanduda ning kõik on korras. Kahjuks see nii ei ole. Ja nüüd oleme jõudnud punkti, kus on tekkinud alaealisi seksuaalselt ärakasutavad jõugud ja igal pool on vägistamisi. Ja riikide inimesed ei ole enam turvalised ning seetõttu tuleb reageerida äärmuslike meetmetega. Vaata, nagu enamik teist tekitab see minuski veidi ebamugavust, sest me teame, et nende inimeste taga on päris inimesed. Aga samal ajal, kui nad ei ole valmis assimileeruma ja meie ühiskonnaga liituma, meie väärtusi jagama ja meid üles ehitama, siis on nad siin selleks, et meid hävitada. Ja mõnikord tuleb lihtsalt võtta karm seisukoht nende inimeste suhtes, kes on siin selleks, et sind hävitada. Ma tean, et see kõlab hullumeelselt, aga see on lihtsalt tõsi. See naine on nii palju teinud. Ta räägib seal avalikult. Ma mõtlen, mulle meeldib, et talle meeldib Elon Musk. Ostes selle, aga ta päästis ka sõnavabaduse Euroopas, ostes selle. Nii et siin ei ole mingi taga.
ta on triljonär või tal on muid vigu. Selles maailmas on miljardäre, kes ei tee midagi selleks, et kaitsta sõnavabadust. Ja tegelikult teevad palju. Ma mõtlen... Ta on lihtsalt loogiline inimene. Ta on siin. Paremäärmuslaste kilbineitsi, Preili Eva Plaudinger-Pükk. Aitäh, Andrea. Ma saan järjest rohkem hüüdnimesid. Paremäärmuslaste kilbineitsi. Täna oli hüüdnimeks Raudne Leedi. Okei, ta on imeline, ta on noor, ta on ilus, ta on ema, ta teeb tegelikult midagi head. Ja me oleme sellest väga elevil, sest see tuletab taas meelde, et vastupanu on tegelikult päris asi. Rahva hääl, kui nad tulevad kokku, kui nad ühinevad, siis nad suudavad midagi muuta. Loodame siis, et Euroopat saab tõesti päästa, et on olemas tulevik, kus meie lapsed ei ole ohus inimeste tõttu, kes tulevad siia ja püüavad võimu üle võtta. Ja loodame, et Eeva on tõesti edukas. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.